Emma Hamberg, Armastuse idioodid. See on nüüd esimene raamat pärast seda, kui me oleme otsustanud oma ajaviitesarja natukene muuta. Me oleme teinud ühe kujunduse siis tänapäevasematele raamatutele, mille hulka kuulub ka Emma Hambergi raamat. Siia juurde ma võin veel öelda, et kui te tagakaane lahti teete, siis te näete, et siit on võimalik ära lõigata järjehoidja ja panna raamatule lugemise ajal vahele. Muidugi mõnikord seda võib-olla vaja ei lähegi, sest te loete raamatu ühe hooga läbi. Ja teine osa siis ajaviitekirjandusest on natukene teistsuguse kujundusega ja võib öelda, et need on ajaloolise varjundiga, tihtipeale saagad ja kindlasti niisugused mahukamad raamatud. Aga praegu siis Emma Hambergist. Siinsed tegelased on väga mitmes vanuses, väga kergesti meelde jäävad, väga sümpaatsed. Ja võiks öelda, et siin on 3 tegelast, keskset tegelast, Simona, siis on J.P. ja Gertrud, kelle elusaatused on olnud väga erinevad. Simona on noor naine, kes kirjutab endale kõikidest asjadest nimekirju. Ta peab täpselt teadma, mida ta meeles peab, mida ta unustab. Siis teine tegelane J.P. on kasvanud vanade raamatute vahel ja vanad raamatud annavad talle ka praegu enesekindlust. Aga kui ta peab antikvariaadi ruumid vabastama, siis ka tema elul on mingi murdepunkt. Ja 3. Gertrud on siis olnud kogu oma elu raamatukogu hoidja ja armastab südamest raamatuid. Aga tegelikult ta elab praegu üsna tagasihoidlikku elu, tagasi tõmbunult ja ega tal ei olegi eriti palju muid sõpru kui üks kastanipuu, mille nimi on Alice B. Douglas. Nii et isegi kastanipuu on väga kirjanduslik, aga selle raamatu väga suur voorus on tõesti see, et ta ongi see, mille kohta öeldakse, et ta teeb hea tuju ja teeb hästi mõnusa tunde, seda on hea lugeda siis, kui endal on tuju natuke paha.